Marika Lillemets, te viisite täna läbi ümarlaua Naised, rahu ja julgeolek. Mida see ümarlaud endast kujutas? See oli tegelikult NATO peakorteri juures asuva organisatsiooni Naised, rahu, julgeolek, selline meie tavapärane konverentsi ja ümarlaua vahepealne kogunemine. Ja antud juhul oli siis tegu 18. korraga, kui meil selline üritus toimub. Esimest korda oli NATOl tarvis teada, kuidas tavaolukorras naised tajuvad erinevaid julgeolekuriske, mida nad arvavad NATOst, mis võiks olla tänapäevases maailmas ohustajaks olukorras, kus me elame riigis, kus õnneks sõjalist konflikti ei ole. Julgeolekut ei ole kunagi liiga palju, mis tähendab seda, et riik võiks rohkem tähelepanu pöörata sellega, kuidas tsiviilolukorras inimesed riskidega toime tulevad. COVID tõi meile hea õppetunni, et kriisiplaanid peavad olema ka siis, kui ümberringi tundub kõik olevat rahulik. Oma osa annab kindlasti NATO liitlaste siinolek ja sõjaväe pool, kodukaitse ja naised ja lapsed, kes õpivad oma riskidega toime tulema, vabatahtlikud, et tegelikult laiapindne riigikaitse on võib-olla midagi, mis annab sellest sellise ülevaate, aga ohuhinnangud ja teadvustamine on kindlasti üks osa. Ja kuna naised on ka vastutavad laste eest ja kodu eest, siis päris kindlasti on hea, kui aeg-ajalt nendel teemadel mõtteid mõlgutatakse. Mida teie arvate? Kas naiste roll Eesti julgeolekus vajaks ülevaatamist? No seadus annab nüüd võimaluse naistel ka kaitseväes teenida ja see ei pea iga kord tähendama rasket roomamist soos ja rabas, vaid tegelikult on ju tänapäevased ohud ka seotud palju küberrünnete ja infosõdadega, ehk siis hea arvuti valdamine, tehnoloogia tundmine ja neid asju saavad naised täpselt sama edukalt teha kui mehed. Kindlasti võiks olla rohkem võib-olla koolis riigikaitse õpetuse käigus noortele, kaasa arvatud tüdrukutele siis selle teadmise andmist, kuidas ennast ja oma lähedasi kaitsta. Ja kindlasti ma usun, et võiksid naised otsustuste juures, mis kaitset ja julgeolekut puudutavad, rohkem osaleda. See tähendab seda ka, et sõjaväes võiks ära oodata selle hetke, kui Eestil on esimene naiskindral.